Kusjuures uskuge või mitte, aga ettevalmistus ei olnud, et olin täitsa talvehooaja nii-öelda lõpuga, et sõitsin talvel 3 võistlust ja siis ühe korra käisin Raasilas trennis ja tegin 10 ringi ja rohkem ei olnudki. Esimene pool oli kuival ja siis sa olid äkki 6. Räägi see esimene pool lahti, kuidas see tulemus ilmselt ei olnud see, mida sa ootasid? Kindlasti oli alguses jäi seade taha, aga juhtus ka väike apsakas, et esimene voor siis sõitsin refi seina, et see siis tegi oma 20+ sekundit juurde. Aga nagu näha, siis näiteks 4. voor oli juba väga okei, et olin teine ja järve ajal täpselt kannul. Nii et pigem jäigi sinna selle natukene seade taha ja ise enda äparduse taha. Ja kui vihma sadama hakkas, siis sa leidsid hoopis teise kiiruse, et räägi natuke lahti selle vihma. Ma ütlen täiesti ausalt, mul pole õrna aimugi, kuidas ma sain nii kiired ajad, et mul endal tundus enam-vähem okei, aga ma ei teadnud, et kuidas see aeg tuli, et ma isegi ei oska mingit kommentaari öelda, et olen ise ka sama imestunud. Ma arvan, et võib-olla üks asi võis see ka olla, et mul nii-öelda ei olnud hirmu, et nagu paljudel võib olla see, et kui on vihm, siis mõtled, et pirurdaks varem, keeraks nii, aga mul otseselt ma nagu sõidustiili palju ei pidanud isegi muutma, et see jäi üsna samaks. Kui keeruline oli see rada sõita SSV-ga, siin oli neid tagasipöördeid ja sellised päris keerulisi kohti? No suht keeruline oli ikka sõita jah, et teda viskama saada, see on omaette kunst, aga ei saab sõidetud küll, et ei olnud midagi hullu, et hommikupoole lihtsalt ei olnud vist käe järgi see rada, et peale lõunat oli täitsa okei. Rada oli hästi vahelduva tempoga, et oli kiire, oli aeglane, kuidas sa selle nii-öelda meelde jätsid ja rütmi paika said? Ei, see rada ei ruttu meelde, ma olen siin sõitnud rallisprindi ajal ka palju, aga ütleme niimoodi oli nagu tehtud neid sikaane asju juurde, lihtsalt rallis ei ole nii palju neid, et eks see ongi siuke pööre siin, pööre seal. Nii ta on, ma ei tea. Päeva teine pool oli märjad rajal ja vihmad ja sellega sa nagu võitliks võlutad, et räägi natuke läbi see teine pool. No võib-olla jah, see märja kogemus on vaata rohkem, ütlen nendest rallidest ja asjadest ka tulnud, et see libeda värk, et ma ei tea, mulle nagu iseendas hommiku vaatasin, et teistpidi nagu hullem, aga ma arvan, kui kuiv isegi oleks olnud, et siis oli teistpidi nagu tundus see asi nagu loogilisem teda keerama saada ja sõita, et minu arust oli teistpidi väga okei, ma arvan. Esimene asfaldisõit, et kui keeruline oli täna rütm paika saada? No alguses meil ei läinud eriti hästi. Meil olid sõidus mõned vead, aga teises läbimises peale trenni ja siis esimest vooru saime juba nagu üles ja oli kõik hästi. Täna oli rada hästi vahelduv, kohati oli kiire ja siis olid sellised aeglased tagasipöörded, kui keeruline oli nii-öelda ennast häälestada sellistesse tingimustes. No mulle endale meeldivad rohkem siuksed kruttimised ja siuksed aeglasemad kohad, aga päris hästi tulid välja ka need kiired kohad ja ise ütlen, et nagu ei olnud lihtne sõita seda rada, aga sain hakkama. Päeva teine pool tõi vihmasaju ja libeduse. Kuidas kohanesid? No mulle endale eriti vihmane selline ei meeldi. Mulle meeldiks rohkem kuiva peal sõita, aga vihma peal, ma kunagi sõitsin karti ka vihma peal, siis ma olen natuke mõned oskused. Ja tegelikult sain päris kiiresti selgeks selle tunnetuse kätte. Hooaja esimene sprint, et milline oli ettevalmistus? No väga suur ei olnud. Käisime ühe korra sõitmas jäärajal. Sõitsime korra kuivaga ka ja muud ei teingi. Kui täna raja läbi sõitsid, et mis mulje jäi, oli tundus väga keeruline? No keeruline tundus ikka, aga kui pärast sõitsid, siis ei olnud täna. Kuidas sul need voorud minema hakkasid, kuidas sa nii-öelda rütmi paika said? Alguses kart ei töötanud väga hästi, aga lõpus teises nagu voorus hakkas sõitma. Sul oli üks väljasõit ka, ma nägin, et mis seal juhtus? Mul oli roolja kinni ja siis ma ei saanud sõita. Teine päeva pool oli vihmas ja libedal rajal, kui keeruline see oli sõita? No ma pole crosskardiga sõitnud vihmaga, et siis oli raske ikka. Kuidas hooaeg edasi läheb? No ma saan ainult sõita ühe võistluse veel, sest mul on teisi asju ka teha.